Nii, aeg teha järgmine nädala ülevaatekõne. Ja nagu ikka, alustame uudistest, vaatame, mis meil tuleva nädala sees ootamas on. Et uus nädal ja ka uus kuu. Esmaspäeval meil siin midagi uut justkui nagu ei paista. H-Job Manufacturing PMI, et on siis meil siin Londoni sessiooni ajal eurole enamasti suuremad mõjutused uudised ja ka GBP-le, et terve päev siis PMI uudised täis. Et tõotab siis esmaspäevane päev, uue kuu algus juba väga volatiilne tulla, et võime esmaspäeval näha väga suurt hüpet siis või kukkumist, olenevalt kuhu poole turgsi liikumisest on. Edasi teisipäev on siis Londoni sessiooni ajal tulemas Hispaaniast ja Itaaliast unemployment rate ja change ehk siis töötusmäära uudised ja ka terve euroala kohta on tulemas siis töötusmäära uudised ja inflatsioon ja CPI. Et teisipäevane päev ka väga mõjus päev siis eurole just enamasti. Ja euro liikumine eks mõjutab GBP-d ka. Edasi kolmapäev. Kolmapäeval on meil jällegi H-Job Services PMI uudised. Et uue nädala, uue kuu algus paistab väga siis sisukas, väga volatiilne, et võib turg teha ootamatuid hüpped, ootamatuid liigutusi. Aga samamoodi siis PMI uudised ka siin kolmapäeval juba meil Londoni sessiooni ajal. Ja New Yorgi sessiooni ajal siis USA dollari ja Kanada dollari poolt tulema siis S&P Global Services PMI, ISM Services PMI ja Kanadas siis POC Interest Rate Decision, et intressimäärade otsus tulema siis Kanadalt. Et jällegi kolmapäevane päev, nii London kui ka New York, et võivad teha sellised ootamatuid lükkeid. Edasi neljapäev. Vaatame siit kohe. Muist uudised jäävad meil siin enne Frankfurt Open isegi, et need väga ei huvita nii-öelda, need võivad mõju avaldada, aga suurem mõjuefekt ja huvi siis, kui turud on rohkem lahti, on meil siin Londoni sessiooni ajal, ehk siis alates kella 10 praeguse kella järgi. Ja on meil tulemas siis eurole siin retail sales ja eurotsoonist on siis tulemas deposit facility rate ja ECB interest rates decision, ehk siis Euroopa Keskpanga intressimäärade otsus on tulemas meil siin neljapäeval. Et niimoodi vaadates kõik päevad siiamaani on siis täis küllaltki mõjusad uudiseid ja terve nädal siiani kuni neljapäevani välja on väga-väga volatiilne, et kus siis võib olla väga suuri ja ootamatuid liikumisi. Ja New Yorgi sessiooni ajal tulemas meil siin siis erinevad töötusmäära uudised USA dollarilt ja lisaks kõigele nendele siis ka tulemas Euroopa Keskpanga pressikonverents. Et neljapäevane päev üks mõjusamatest nendest siis praegu, mis siiani olnud on, et on tulemas intressimäärade otsused Euroopale ja muud uudised eelnev siis oli teisipäev, kus meil oli eurotsooni kohta CPI. Ja viimatiseks reede ei saa uudistest ja mõjudest sugugi kaugemale. Reede neist vast siis kõige võimsam päev, kõige ohtlikum päev, võiks öelda isegi, et tasub olla siin siis eriti tähelepanelik, et on meil tulemas eurotsooni kohta erinevad uudised, retail sales, töötusmäärad, Saksamaalt tulemas, et väga-väga hoogne algus juba päevale. Ja lisaks kõigele sellele, mis euro toob, on meil siis New Yorgi sessiooni alt tulemas Kanadast töötusmäära uudised ja USA-st on tulemas siis NFP, Non-Farm Payrolls. Et need on ühed
kõige mõjusamad, suuremad uudised siis ühtedest mõjusamatest, lisaks CPI-de kõrvale siis. Et reedene päev tasub seal olla siis väga tähelepanelik, väga ettevaatlik. Nii, uus kuu, uued tuuled, uus nädal, et väga uudistirohke ja volatiilne nädal tundub siis meil tulevat. Nii, aga alustame dollariindeksist. Dollariindeks võiks öelda siis täitis ootuseid. Võtame need väiksemad päevased liikumiste ennustused siit ära natuke puhtamaks. Niimoodi. Nii, natukene siit ära. Natuke puhtamaks, et see on meie siis nädala ootusvaade. Et ühte nende stsenaariumites siis turg täitis väga-väga ilusti. Et sai siis tähelepanu juhtida, et kas hakkab turg siit kohe üles liikuma. Üks variant või turg tuleb veel allapoole ja siis liigume ülesse. Ja täpselt seda ka turg siis meil tegi. Et kus siis turg meil liikus ilusti alla, päris siia alasse sisse jõudnud, väike konsolideerumine ja toimus üles liikumine plahvatus koos korraliku käpiga. Päris siia 4 tunni supply demandi välja jõutud, mis on täitsa okei. Ja siit toimus siis see korrektsioon. See korrektsioon tuli natukene sügavam, kui mul siin nii-öelda märgitud, aga see liikumise suund, see kõik nagu pidas ilusti siis paika. Viikli vaates on meil siis eelnev nädal olnud tugevalt bearish ja nüüd näeme siin siis ostjate kohalolu, et kus müüjad on proovinud suruda hinda allapoole, on meil siin siis Big Wick, selles osas siin siis on meil Big Wick, et kus müüjad on proovinud suruda hinda allapoole, ostjad omakorda ülesse ja hetkel siis on turg sulgunud siin. Et siin on ka müüjate vastupanu, kuid ka siis ostjate kohalolu on siin olemas. Ja endiselt siit, nii nagu eelmise nädala vaatesse, et väga suurt hüpet liikumist toimunud, siis ka suures nädalapildis ootaks kogu selles liikumises, ootaks nüüd tagasi tõmmet, et turg tuleks teeks enda korrektsiooni, enda tagasi tõmbe. Kuid meil on ka tulemas siis ongi nüüd uuel nädalal, uuel kuul, jah, nädal lõpus, väga huvitavad kokkulangemised, saab näha, kuidas siis need NFP-d ennast välja mängivad, et 6. minu viimase info kohaselt siis 6. juunil peaks tulema ka siis Trumpi poolt tollitariifid 50% määraga, kas see päris nii jõustub, ka need peaksid nii-öelda siis kehtima hakkama 6. Et see 6. siis väga hull päev tõotab tulla, kui nende see paika peavad. Et kui ei lükata jälle edasi. Aga viikli vaates oleme siis jõudnud suuremasse alasse. On meil pullide kohalolu, müüjad ka näitavad ennast veel, aga meil on väike surve siin alas olemas. Ja ootaks endiselt siis turgu nüüd tegema enda seda tagasitõmmet, reversalit. Et siin daily vaates liikus meil turg üles, tuli alla, seda põhja ei suudetud murda. Ja on turg siit natukene üles liikunud, jälle siis natukene allapoole tulnud, et ootaks siit ka siis veel üles liikumist, et turg liiguks veel ülesse poole. Võtame 4 tunni vaatesse korra. On meil siin kasutamata supply demand, et kuhu siis turg veel sisse tagasi jõudnud ei ole. Ja 4 tunni pildis on meil turg siit kergelt siis tulnud tagasi alla, tein meil siin põhimõtteliselt tiikuli, lõuari, murnud väikselt struktuuri ja nüüd murnud jälle struktuuri ülesse. Et minu nägemus tulevaks nädalaks, mida siit oodata vaadata, märgime 2 stsenaariumi peale. Kas turg tuleb nüüd allapoole, jõuab meil siia alasse, eeldusel mitte selle põhja purustamist, et ootaks dollarit minema kõrgemale, turg jõuab siia alasse ja siis liigume üles kõrgemale.
sest ülevalpool meil siin on hästi palju täitmata siis supply demand alasid ja mis tähendab ka siis likviidsust. Või siis see ala jäetakse siit puutumata. Turg võib-olla teeb siia alasse, 4 tunni alasse enda tagasi tõmbe. Kuid meil uus nädal on ka siis hästi volatiilne. Ja teine tüüp on siis, et ootaks turgu minema kõrgemale enda mingisuguse liikumisi tegema, välja murdma. Üldsuund, üldootus tulevaks nädalaks dollarile on ikkagi ülesse, et ootaks dollarit minema kõrgemale veel. Aga kõik oleme sellest, mida see esimene osa teeb, et kuhu poole, kuhu suunas see esimene osa siis enda liikumist teeb, kui pikalt teeb, et kui see alla liikumine siit nii-öelda kestab kolmapäevani, neljapäevani, siis täpselt nii kaua seda liikumist saame siin siis kaasa mängida ja seda kõike reedab meile, räägib meile siis väiksemad ajaraamid ja turustruktuurid, et mis näitavad meile siis potentsiaalset trendisuuna muutust. Aga see oleks nii-öelda ootus siit praegu siis selles suunas. Nii, teeme siin GBP-ga natuke puhtamaks. Võtame need päevased ootused ennustused pealt ära. Nii. GBP USD siis ka meil siin piikli vaates on kõvasti tõusnud. Täpselt samamoodi ootaks ka siin kogu selle liikumise osas. Ootaks nüüd tagasi tõmmet vähemalt kuskil 50% nii, enne kui turg jätkaks ennast ülesse. Daily vaates sama lugu nagu viikligi. Meil terves selles jalas ei ole siis korralikult tagasitõmmet toimunud ja ootaks siin siis tagasitõmbe toimumist. Ja ka siin eelmises jalas, et kui kasutame enda sõpra Fibonacci't, paneme siit peale struktuuride vahele, siis siia 50%-ni, mida mina jälgin kõige rohkem, et 50%-ni turg ennast tagasi toonud ei ole. Ja seda rääkimata siis ka viikli vaates, et ei ole meil seda korralikku tagasitõmmet toimunud. Ja ootaks turgu siit siis veel tulema tagasi. Nii, aga 4 tunni peale täideti siis ühte meie ootust, täpselt nagu dollari indeksil, et turg jätkas enda kerget üles liikumist ja siis tuli alla. Küll ei tulnud nii alla, kui nagu märkida sai, aga see ongi lihtsalt märkimine. See, kuhu maani turg liigub, mina täpselt ei tea, keegi täpselt ei tea, et me kaupleme siis tõenäosusi. Ja vaadates nüüd siia, mida meil graafik räägib, potentsiaalsed liikumised ootused, mida me siit ootaks, ma ootaks GBP USD liikuma alla poole, dollari indeksit ülesse. Siin on meil kena likviidsus tipu peale kogunenud. Ideaalis ootaks minema GBP-d veel üles poole, korjame ära likviidsust, tuleme siia 4 tunni supply demand sisse ja siis sulame alla poole. See oleks ideaaltsenaarium, mida siis oodata tulevalt nädalalt. Teine tsenaarium jäetakse siit see rahule. Meil on siin müüjate kohalolu surve olemas ja turg põrutab siit alla poole. Ja ideaalis saaks enda põrke meil siit. Võib ka siit alas saada. Aga vaataks mingit teist pilti, et teine vaade, et teine ootus oleks kuskil midagi sellist. Et mida siis turg teha meil võiks. Nii, edasi euro. Vaatame eurol ka natukene neid päevaseid joonistusi maha. Nii, natuke puhtamaks. Euro ka siis täitis ühte meie tsenaariumi. Täpselt nagu GBP ja ka dollari indeks, et kus turg liikus siis ülesse. Küll mitte nii ülesse, jah, nagu sai märkida oodata, kuid selge poolest ja on kukkunud siis alla jälle. Ja nüüd on jälle tagasitõmme toimunud. Et siit ootaks ka eurot veel siis liikuma alla poole. On meil turg tulnud ilusti siis siit struktuuri murdumisse, enda tagasitõmbe ja siit ootaks veel siis allapool langust.
märgime ka siia paar stsenaariumi peale. Üks stsenaarium, et turg võib tulla veel üles poole, haarata ära siit likviidsust, täpselt nii nagu siis GBP ustel ja siis sulada alla poole. Selle ala vastupidamist ma siin väga ei ootaks. Ootaks, et turg siit kukub siis alla poole. Mingisugust vastupanu me võime siin näha, kui turg alla poole siis liigub. Eurol siis ka täpselt samamoodi ei ole seda korralikku tagasitõmmet toimunud ja tahaks näha seda tagasitõmmet nüüd siis rohkem toimumas. Teine stsenaarium jääb see ülestõmme tegemata, nii nagu GBP-lgi siis näeme turgu tulemas kuskil siia alasse sisse, tagasi võib-olla resistanti ja siis sulama alla poole. Et see oleks ootus siis euro USD-le. Edasi NZD USD täitis ka meie ootuseid, et ootus oli, et turg liigub ülesse, kumba alasse kuskil ja siis sulab alla poole. Ja võiks öelda, et nii ka siis juhtus. Ja on ka meil, vaatame kohe siit järgi, õite napilt, kuid siiski turg on ka meil likviidsuse korjanud. Endiselt turg suhteliselt siukse huvitava, mõnetiselt ka imeliku koha peal, et suht samasugust stsenaariumi ootaks ka siit nüüd, nagu eelmine nädalgi. NZD, AUD, CAD, need on ka küllaltki palju AUD ja CAD siis rohkem konsolideeruvad ehk külgsuunas liikuvad paarid, kus justkui ei toimu mitte midagi. Väiksematel ajaraamidel loomulikult me võime seal näha suuri hüpped, suuri liikumisi, ja kui vaatame suuremat pilti, siis mitte midagi ei toimu, et püsib paigal. Siin on meil nüüd õrn likviidsuse korjamine siis toimunud. Ideaalis tahaks näha turgu minema kõrgemale ja siis sulama alla poole. See oleks stsenaarium 1, stsenaarium 2, see, et see likviidsuse korjamine ongi siis meie nii-öelda siis signaal. Turg võib-olla tuleb korjab likviidsuse siit pealt veel ära ja liigub siis alla poole. Üldootuseks ikkagi, et liiguks turg alla poole. AUD näeme siis samasugust pilti, sama sarnast pilti nagu siis NZD-ga. Turg on meil siia märgilise alani jõudnud ja põhimõtteliselt samasugust ootust nagu eelmine nädal ootaks ka siit ja AUD ka ei ole meil mitte midagi erilist teinud. Suhteliselt külgsuunas liikuv on kõik see turg olnud. Nii, paigutame siia, vaatame kohe lähemalt. Nii, siia saame supply demand'i. Et kuhu siis oodata turgu tulema. Ja AUD ootus, samamoodi 2 erinevat stsenaariumi mängu. Selle ala vastupidamist me siin ootaks, kui turg tuleb üles poole. Ideaalis tahaks näha turgu tulema natukene kõrgemale, siia ülemisse alasse ja siis sulama alla poole. See oleks stsenaarium 1, stsenaarium 2, et turg tuleb korjab ära siit likviidsuse ja sulame siis alla poole. Saab näha, mida tulev nädal meil siis toob ja kuidas siis turg ka täpsemalt käitub. GBP NZD võiks öelda ka, et stsenaarium täitis, liikus üles, liikus alla ja üles liikumist uuesti toimunud otseselt ei ole. Küll aga selle üles alla liikumisega turg ei ole siis märgiliselt struktuuri murdnud, et ootaks veel minema üles poole. Et oleks tahtnud näha siit selle tipu siis lõhkumist. Nii, vaatame, saame siin ka ühe alakase juurde panna, siin just turg sees käinud ei ole, napid enne puudu. Võtame meil siin ka üks supply demand ala. Ja üleval pool ka kasutamata allpool rohkem ei ole, teised on juba sügavamad. Kerge konsolideerumine meil siin siis toimumas on. Vaatame korra kaugemat pilti. Siin on meil olnud tugev müüjate siis kohalolu. Müüjad on surnud turgu oma ja alla poole. Suuremas pildis on ka meil siit struktuuri just murtud. Et GBP-le märgime ka 2 stsenaariumi. Kas turg tuleb alla poole, korjab siit põhja pealt likviidsuse. Näeme mingit sellist liikumist, et jõutaks võib-olla siia supply demand'i sisse, siia eelnevasse konsolideerimissooni ja saame siit jälle siis üles tõuke.
või teine stsenaarium, siis turg tuleb meil üles poole, korjab ära siit likviidsuse, jõuab siis superideaalis veel siia 4 tunni supply demand'i sisse ja siit toimub siis meil kukkumine. Et sellised 2 ootust, 2 stsenaariumi, mida graafikult siis hetkel näen, välja saaks lugeda, et selline pilt nagu siin siis. Nii, vaatame korra, kas see supply demand, jah, on korrektne. Nii. See oleks ootus, et GBP NZD suhteliselt siukse segase koha peal, vaadata siin 4 tunni pilti, et just ka turg liigub meil siin üles poole, teeb enda struktuuri siit järjest üles poole, kuid nüüd on jäänud just nagu kinni, on meil eelnev tugev kukkumine siin, et on müüjate kohalolu, et niisugune nii olukord, et kas turg nüüd võtab likviidsuse, kukub alla või liigub alla, saab endal tõuget ja liigub üles poole läbi. Et kaks siis võimalikku mängu. Nii, GBP, JPY liikus ülesse, seda alla liikumist päris nii sügavalt ei toimunud, nagu ootasin. Õrn liikumine toimus allapoole, kuid see üldsuun üles suunas siis leidis aset. Ja siit eelnevat struktuuri nüüd GBP, JPY peal murtud ei ole. Jõuti ilusti siia supply demand'i, saad siit reaktsioon ja turg siis hakkas jälle allapoole sulama. Nii, märgime siia, siin on meil kasutamata supply demand nüüd uuesti järgi. Nii, saame siia ka märkida siis kasutamata supply demand'i. Siin üks isegi niimoodi märkida. Kui ta siit läbi murrab, siis ta läheb niikuinii minema. Et GBP JPY ka mõnetaselt huvitava koha peal on tasapisi ehitatud tagasi ülesse. Ja nüüd jälle siit tippu ei ole suudetud murda. On ka meil siin siis ka veel üks supply demand, kus siis turg on hetkel sees. Nii. Võtame uue. Siin siis on turg meil hetkel sees, on just ära puutunud, ära kasutanud, just selle all on ka siis järgmine supply demand. Ja müüjad on siin tugevat agressiooni endal näitamas. Ostjad on proovinud surruda hinda ülesse, kuid müüjad justkui kaitsevad seda. Et vaadates praegu seda pilti, siis GBP JPY-le ootaks siit langust pigem rohkem. Märgin 2 stsenaariumi välja. Kas turg nüüd tuleb, saab meil siit reaktsiooni või liigub veel ideaalis üles poole, korjab siit pealt siis selle topeltlikviidsuse, double topide pealt ära ja siis sulama alla poole. Või me saame siis siit juba põrke ja sulame siit juba alla poole. Et igal juhul praegus vaates ootaks siis GBP JPY-d liikuma alla suunas. Et GBP ja uuesti JPY siis minu silmis liiguvad suhteliselt sarnaselt. Vahest on neid erisusi ka, kus üks liigub ühtepidi, teine teistpidi, aga suhteliselt sarnaselt suures pildis siis. Uuesti JPY tegi siis ka, võiks öelda oodatud liikumise, väike alleliikumine tuli. Küll jah, mitte nii sügavale, aga see oligi lihtsalt mulle märgitud, et ootaks kerget alla liikumist ja siis ülesse. Ja seda ka siis uuesti JPY siin teinud on. Ja ootaks siit ka siis uuesti JPY-l veel edasi langust. On meil siin suurem korrektsioon toimunud ja nüüd tagasi alla ehitatud. Nii, märgime siia ka välja. USA dollari indeksit ootaks ka, siis USA dollari indeksit ootaks tõusma. Et siis just praegu endale koitis, et siit võiks oodata siis nüüd isegi pööret uuesti JPY-l. Peame vaatama korra GBP JPY uuesti üle, et sinna sai korrektne vaade, korrektne info. Käime selle kohe üle. Uuesti JPY-l ka siis ootaks ka siin 2 stsenaariumi, dollari indeksid ma ootaks endiselt tõusma, siis USA
dollarit üleüldises pildis ootaks tõusma, mis tähendab, et uuesti JPY peaks siis ka tõusma. Oleme siin ka siis double bottom. Märgime see 2 stsenaariumi. Ideaalis turg tuleks siit läbi, korjaks siit põhja pealt kõik selle likviidsuse ära. Superlux oleks, kui ta siia alasse sisse joob, aga see ei ole garanteeritud. Ja siit ootaks siis üles liikumist. Teine stsenaarium. Turg saab siit meil juba siis üles liikumise suuna. Võib-olla näeme siin mingit reaktsiooni, kuid ootaks selle ala siis mitte vastupidamist. Turgu läbi minema siit, võib-olla saab siit alast uuesti siis enda toe ja liigub ülesse. Et ootaks siit siis uuesti üles liikumist. Nii, vaatame korra GBP, JPY uuesti üle. Siin peame ka enda suuna uueks panema. Nii, võtame need ära, teeme uue märgistuse. Et GBP, JPY uuesti siis minu silmis liiguvad nagu ühes taktis. Ja juhtub ikka ja unustasime vahepeal siis ära dollari-indeksi liikumise. Et siit vaates siis ka ootaks turgu minema nüüd veel ülesse poole. Ideaalis saame siit selle tõuke või siis turg tuleb alla poole. Siin konkreetselt sükast unnikusse kogunenud tekkinud likviidsust ei ole. Kas turg saab nüüd siit enda tõuke või tuleb alla poole siia. Seda täpselt ei tea, aga ootaks siit siis ka minema ülesse. Nii oleks korrektsem. Et jõuaks siis ka daily supply demand'i turg sisse siin GBP, JPY peal. Et uus märgistus siis GBP, JPY. Nii, uuesti käed. Päris siia supply demand'i sisse ei jõudnud. Daily ja selle alga siis weekly supply demand. Päris sinna sisse ei jõudnud. Turg on endiselt meil siis downtrendi suunaline. Kuid ootaks siit siis dollari indeksile pööret. Nii, eelmise nädala ootused võiks öelda mõned siit täideti. Siit ootaks ka siis ideaalis, et turg tuleks alla poole, siia daily alasse sisse ja siis murraks ülesse poole. Siit sellest tipust siis kõrgem läbi. Kas ta nüüd siit murrab juba läbi? Seda ei tea. See oleks stsenaarium 1, stsenaarium 2. Turg murrab meil siit ülesse. Siin ühtegi sugust konkreetset supply demand'i ees ei olegi. Ainukene, mida on siin näha, on siis mingis võtmes support resistant ala. Et kuhu maani siis turg tulla võiks, kus ta enda esimese põrke toe leida võiks. Teine stsenaarium oleks siis turg võtab siit likviidsuse ja saame kuskilt siit siis enda selle korrektsiooni põrke ja jätkame liikumist ülesse. Nii, ja viimaseks pilgu peale kullale. Et kulla siis need support resistant alad veel töötavad, veel toimivad. Et turg liigub nende järgi nende kohaselt. Saati siit siis vastupanu, liiguti alla järgmise resistant ala poole. Saadi kerge põrge, liiguti natuke läbi ja praegu siis tantsib siin jälle selle resistant ala vahel. Maailm on imelikus kohas, kuld on imelikus kohas, et kuld on jõudnud päris kaugele, päris kõrgele kallisse alasse, et siit otsest märki langusest veel ei ole. Seda siis suures pildis. Kuid vaadates seda, mida meil turustruktuur räägib, siis siit justkui 4 tunni vaates on meil turg siis langemisse tulnud, kus meil tipust tuldi alla poole, tehti lower high, nüüd jälle lower low, jälle lower high, et siit oleks siis paslik oodata jälle allapoole langust. Kuid turg alati nii puhtalt ei liigu ja tuleb ootamatus ikka ette. Vaadates siin on meil siis ka ostjate vastupanu vastusurve jälle olemas. Kui kuld jätkab üles liikumist, siis ootaks miskit taolist. Ja kui meil see downtrend on siis rohkem kinnitus saanud, kinnitus leidnud,
Siia vahele saaks ka mingisuguse support resistant ala isegi märkida. Umbes täpselt kuskil siia. Toome nad allapoole. Et saaks isegi märkida siia mingisuguse alakese, et kus me võime siis näha turu liikumist, turu põrkumist, et kui turg otsustab siis allapoole minna. Et sellised kaks stsenaariumi, mida see kulla puhul minu ootaks, et kui kuld siis jätkab emba-kumba poole liikumist. Aga need on minu ülevaated, minu ootused tuleval nädalale, kuhu poole ma ootan dollarit vaatame liikuma ja kuhu poole teisi valuutasid ja ka siis lõpetuseks ja kullapilt. Tehke enda analüüsid ja vaatame, mis meil uus nädal, uus kuu siis toob, et tulev nädal tõotab tulla väga agressiivne ja väga volatiilne, kus on võimalus võita hästi palju raha ja ka kaotada hästi palju. Et olgem siis valvsad, tasakaalukad, kontrollime ennast ja valutame turud.